Elas kord väikeses metsas riik nimega Eesti. Seal kandis üks noormees nimega Punamütsike Martin uhkusega oma rahvuslikku mütsi ja kõneles kõigile. Kui vene hunt tuleb, ma räägin temaga. Me leiame ühise keele. Aga metsa ääres urises suur karvane naaber. Vana, näljane ja sõna mittepidav vene hunt. Kõik külaelanikud, sealhulgas NATO nimeline külarahvas ja Euroopa nimeline nõukogu hüüdsid. Ära mine metsa, Martin. See hunt sööb läbirääkijaid hommiku eineks. Aga Punamütsike Martin ei kuulanud. Ta pani korvikesse tühje lubadusi ja läks metsa. Mul on plaan, ütles ta. Ma räägin hundile ilusasti, annan talle natuke moosi ja ta saab aru. 10 minutit hiljem kuulis külarahvas ainult matsutamist. Ja tuul tõi metsast tagasi tema korvikese. Tühi nagu tema diplomaatiline strateegia. Moraal. Kes arvab, et hundiga saab kokkuleppe sõlmida, see lõpetab tavaliselt samamoodi Siberis nagu Konstantin Päts.